Me oleme koputanud perearst Anneli Kalle kabineti uksele. Millises vanuses mehed peaksid teie poole pöörduma, et oma eesnääret kontrollida? Ma arvan, et tegelikult peaksid pöörduma juba 18-aastased mehed. Ja nendel ei ole veel eesnäärme haiguseid, aga kindlasti peaks arst nendele seletama, millised on riskid. Ja ennekõike seoses sellega, et noored mehed elavad aktiivset suguelu ja kui on mees haigestunud suguhaigusesse ja saanud sellest eesnäärme põletikku, see haigus on halvasti välja ravitud, siis see on hiljem väga suur riskifaktor eesnäärme probleemidele. Ja selle tõttu mina olen väga rõõmus, kui mees pöördub minu vastuvõtule, minu patsient, kes on minu nimistus 18-20 aastaselt, et tal on võimalik selgitada niisuguseid küsimusi, kuidas ja millal tuleks pöörduda, kui on kahtlus suguhaigusele või hiljem 25-30 aastaselt, kui on kahtlus eesnäärme põletikule. Ja need haigused tuleb korralikult diagnoosida ja välja ravida. Aga kui me räägime nüüd eesnäärme probleemidest ja eesnäärme suurenemisest ja eesnäärme vähist, siis kindlasti peaks tulema 40-aastane mees. Kui on perekonnas olnud ka vähki eesnäärme probleeme, siis võib tulla ka 35-aastaselt, et neid asju piisavalt hästi ette planeerida. Doktor Punap, te nimetate eesnääret mehe teiseks südameks. Miks? Jah, siin on päris mitu tahku sellel. Et esiteks vastutab eesnääre mehe organismis väga oluliste füsioloogiliste rollide eest, nagu kusemine, seksuaalsus, soo jätkamine. Ja teiselt poolt vaadates puutuvad eesnäärme probleemidega kokku praktiliselt kõik mehed oma elu jooksul. Väga suur osa meeste kroonilistest haigustest on seotud eesnäärme probleemidega. Millised on need esimesed uuringud, mida perearst saab eesnäärmevähi avastamiseks teha? Ma arvan, et perearst peaks patsiendiga omama nii head suhet, et ta saab oma patsienti tervist täielikult kontrollida ja sellisel juhul siis õigel ajal perearst peaks oma patsiendile meelde tuletama seda, et nüüd on õige aeg teha üks vereanalüüs, millega on võimalik siis kontrollida spetsiaalset antigeeni veres, mis näitab eesnäärme pahaloomulist kasvajat, see on PSA antigeen ja perearst või siis ka juba eriarst kontrollib eesnäärme suurust ka sõrmega. Juhul, kui midagi kahtlast leitakse ja tundub, et probleem on olemas, siis me saadame selle patsiendi edasi eriarsti juurde. Aga mehed on meil liiga häbelikud, nad võiksid palju rohkem pöörduda arstile, nad võiksid tulla julgemini ja hoolimata sellest, et küsimuses on väga delikaatne teema ja probleem võib tunduda intiimne, siiski see on väga oluline elukvaliteedi säilitamiseks pöörduda õigeaegselt perearstile. Kuidas teie arsti juurde siis sattusite? Sattusin arsti juurde niimoodi, et hoolitsev abikaasa nõudis seda ja ütles, et kui ma ei tahtnud minna, et vaata passi, et sa pead minema ja nii ma läksingi testi tegema Pelgulinna haiglasse. Kas eesnäärme haigused on ainult vanemate meeste haigused? Ei sugugi mitte. Et eesnäärme probleeme esineb igas vanuses meestel, küll õnneks alates peale puberteediperioodi. Et võime julgelt väita, et umbes 15-20% meestest põeb praegusel hetkel eesnäärme põletikku. Seda haigust võib põdeda iga mees vanuses kuskil puberteedist kuni 70 eluaastani. Teiseks tuntud eesnäärme haiguseks on eesnäärme adenoom, healoomuline suurenemine. Et see on nüüd küll enamasti vanemate meeste probleem ja kuskil vanuses 60 ja üle tekitab ta vähemalt 40% meestel kusemishäireid. Ja teine vanemate meeste probleem on siis ka eesnäärme kasvaja. Üksikud juhud me diagnoosime 40-ndates eluaastates meestel. Enamasti on see ikkagi haigus, mis tabab mehi vanuses 50, 60, 70 ja 80 eluaastat. Eesnäärme vähirisk on elu jooksul umbes 15-20%. See tähendab, et üks mees 5 või 6 satub kokku eesnäärme vähiga oma elu jooksul. Me oleme Põhja-Eesti regionaalhaigla Mustamäe korpuse operatsioonisaalis. Operatsioonile läheb 80-aastane mees, kellel on eesnäärme vähk. Uroloog Ülo Sireli juhtimisel tehakse mehele kastratsioon ja kuusetoru plastika. Siin läheb vähemalt 2 tundi.
Kuidas eesnäärmevähk endast märku annab, kuidas me ta ära tunneme? Eesnäärmevähk on selline unikaalne haigus, et ega selle haigusel oma niisuguseid selgeid tunnuseid ei olegi. Et see haigus kulgeb, eesnäärmevähk kulgeb umbes 10 aasta jooksul nii, et ei tekita mitte mingeid vaevusid. Kui vaevused tekivad, siis on enamasti juba tegemist kaugele arenenud vähijuhuga, mida on juba väga raske ravida. Seetõttu on ülimalt oluline, et mehed käiksid ka siis, kui neil ei ole kaebusid regulaarses kontrollis, eesnäärme kontrollis. Nii on maailmas praegu välja töötatud soovitused, et mehed peaksid alates 50. eluaastast käima vähemalt korra uroloogi või meestearsti või perearsti juures kontrollis, eesnäärme kontrollis. Ja kui lähisugulastel on olnud eesnäärmevähki või ka rinnavähki, siis on soovitav seda kontrolli alustada ka varem 45. eluaastast juba. Kartsite seda, mis teid ees ootab? Ei, seda ma ei kartnud. Võib-olla kartsin rohkem siis, kui ütleme, analüüsid läksid konkreetsemaks. Aga see PSA test, ütleme, see mind veel ei kohutanud. Aga järgnevad uuringud, mis näitasid, et tõesti ei ole ialoomulise kasvajaga, vaid on ikka rakuga tegemist, see ikka natuke kohutus küll. Charlie, kuidas te aru saite, et tervisega pole kõik päris korras ja nüüd on aeg arsti juurde minna? No, see oli 3 aastat tagasi, kui asi läks juba nii hulluks. Tegelikult oli ta juba, esimesed tundemärgid oli juba 10 aastat tagasi. Aga see hakkas sellest, et lihtsalt öösel hakkas tihedamini väljas käima. Käisid öösel juba 1 kord, 2 korda üleval. Aga algul ei pannud sellele nagu tähele ja see oli muidu suur rumalus. Aga ühel päeval 3 aastat tagasi oli juba nii, et tundsin, et läksin perearsti juurde, et asi on väga hullusti juba, midagi on üsna viltu. Ja perearst saatis kohe ultraheli alla ja tund aega hiljem ma olin juba siin Mustamäe haiglas doktor Sireli juurest. Mismoodi eesnäärmevähki uuritakse? Mis on need meetodid, et avastada? Kui me räägime nüüd varases diagnoosimise juures, siis on kõige tähtsam PSA test. PSA on õigemini prostata spetsiifiline antigeen. See on aine, mida toodetakse ainult eesnäärme rakkudes. Vähesel määral vabaneb ta ka verre ja on sealt määratav. PSA tase on seotud eesnäärme mahuga, et mida suurem on eesnääre, seda kõrgem on ka PSA tase. Mis on oluline, on asjaolu, et eesnäärme vähirakkudest vabaneb PSA-d umbes 10 korda rohkem kui tavalisest normaalsest eesnäärmekoest ja see muudabki ta väga väärtuslikuks just väikeste varases järgus eesnäärmevähkide diagnoosimisel. Kui nüüd PSA test on muutunud või siis sõrmega me uurime ka eesnääret, kui me nendes 2 testis leiame mingisuguse muutuse, siis on vaja teha täiendavaid uuringuid. Seal on kõige tähtsamaks ultraheli kontrolli all tehtav eesnäärme proovitüki võtmine. Selle käigus siis võetakse mitmeid tükke eesnäärmest ja analüüsitakse, et kas on tegemist kõigepealt vähiga, missuguse vähiga on tegemist, kui agressiivne ta on. Selle diagnoosi võibki ainult panna. Me ei pane kunagi PSA testi alusel kasvaja diagnoosi, vaid seda saab teha ainult selle sama proovitüki analüüsi alusel. Ka selle alusel saab määrata seda, kas mees vajab ravi ja missugust ravi ta vajab antud juhul.